Eesti Pangal on valminud värske majandusprognoos kuni aastani 2020. Kuidas Keskpanga hinnangul Eesti majandusel läheb? Praegu läheb meie arvates väga hästi ja ma ei mäleta niisugust aega, kus need näitajad oleksid olnud nii head. Kindlasti peab hästi palju mitu aastat tagasi minema, et leida seda sarnast olukorda leida, aga me harjusime juba sellega, et tarbimine oli kasvamas väga kiiresti, kuna meie palgad olid juba mitu aastat kiiresti kasvanud, aga meil oli eksport, pikka aega eksport ei olnud väga kiire kasvuga. Nüüd me näeme, kuna meie põhilistel kaubanduspartneritel läheb hästi ja ootamatult hästi, siis meil on hakanud ka see eksport kasvama nii hinna poolest kui siis mahu poolest. Ja viimasena siis, kui üldiselt kasvab optimism, ettevõtted leiavad, et on kindlalt tellimused taga, nad hakkavad rohkem investeerima ja nii ettevõtted kui valitsus on hakanud rohkem investeerima. Praegu see kasv on väga laiapõhjaline, puudutab ka väga mitmeid harusid. Kui praegu tundub, et olukord on väga hea, nii-öelda päike paistab, et kas ettevaates on ka mingit pilvi näha silmapiiril? Kindlasti, sest siin on alati võimalik natuke liiga palju gaasile vajutada ja siis tekivad tasakaalustamatused, kus mingisugune valdkond on juba töötab täisvõimsusel. Praegu üks näide on näiteks ehitussektor, et pikka aega võib-olla seal ei olnud täisvõimsusel töötamist, aga siis samal ajal, kui eraettevõtted hakkasid rohkem ehitama, siis hakkasid eurorahad järsku liikuma. Valitsus ise veel täiendavalt stimuleerib ja nüüd kõik on järsku hakanud ehitama ja selles sektoris võib siis tekkida tööjõupuudus, palgad hakkavad väga kiiresti seal kasvama ja võib hakata üle ajas. Inimesed hakkavad siis liikuma, ütleme, töötlevast tööstusest, hakkavad liikuma ehitussektorisse, see lühiajaliselt tundub lahendusena, aga see on väga ajutine nähtus tulevikus, siis ehitussektor jälle teistel põhjustel hakkab langema, need inimesed kaotavad oma töökohta ja see kogu areng saab olema niisugune väga volatiilne. Teine asi on võib-olla see ehitussektor ei ole selline asi, mis saab olla pikaajaline kasvumootor, sealt ei teki seda pikaajalist tootlikkuse kasvu, nagu võib tekkida tööstussektorist ja kui me nüüd toome liiga palju ressursse sektoritesse, mille kasvupotentsiaal on väga madal, siis pikemas perspektiivis me näeme madalamat majanduskasvu, kui me oleks muidu näinud. Meie arvates oleks võinud valitsus praegu näiteks natukene pidurit panna selleks, et see sektor areneks siis tasakaaluliselt ja selle võrra see tsüklilisus oleks madalam. Aitäh!